põnev. No tere! Tere! Wow. Väga põnev, väga tore on siin olla. Kasutan klikkerit esimest korda elus, ma olen väga põnev. Meie räägime teile PÖFFist ehk siis Pimedatööde filmifestivalist. Mina olen Sofia, ma olen festivali assistent ja infojuht, mis tähendab seda, et ma tean väga palju festivali kohta ja kui teil hiljem tekib küsimusi ükskõik mis vallas, ma olen ilmselt võimeline nendele vastama. Ja minu kõrval on Tuuli. Ja tervitus, mina olen Tuuli. Mina olen kooliõpilane, ilmselt nagu paljud teistki. Ja mina olen PÖFFil olnud vabatahtlik 2 aastat, eelmine ja see aasta siis. Ja olen olnud osaline päris mitme osakonna töös, nii et tean ka PÖFFist nii üht kui teist, aga kindlasti mitte kõike, sest et PÖFF on ikkagi väga suur festival. Ja kui teil tekib iga hetk mingid küsimusi, siis oleme valmis vastama kõigele. Ma küsiks kohe alustuseks võib-olla, et kes teab, mis asi on PÖFF? Käsi püsti. Okei, ja kes on kunagi PÖFFil või just filmil käinud? Tegelikult ju päris hästi. Päris hästi, jah? No nii. How does that work? Sain! Nii. Ja siis ma tahaks, et see timer läheks ka tööle muidugi, aga vahet ole. Läks, väga super. Igatahes, me tahaks natuke rääkida sellest, mis see PÖFF tegelikult vabatahtlikule annab ja mis see festival üleüldse on. Et mina ütlen, et PÖFF on elu, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga kui ma läksin esimest korda vabatahtlikuks 2017, ehk siis see on juba tegelikult 8 aastat tagasi, see aasta oli mu 9. PÖFF, sai see kõik alguse sellest, et ma arvasin, et ma lähen lihtsalt festivalile, kuule tundus lihtsalt väga põnev. Ma nägin neid infopunkte igal pool kinodes ja mõtlesin, et mis asi see on. Ei teadnud mitte midagi, kuulsin aga, et väga raske on PÖFFi vabatahtlikuks saada mingil põhjusel, et seal on nagu väga suur konkurss või midagi. Kuigi vabatahtlikke on väga palju ja sellest me räägime ka hiljem. Aga mina läksin siis vabatahtlikuks ja ma ei teadnud, mis ametit ma hakkan tegema. Mind lihtsalt määrati kuskile, väidetavalt minu karakteri järgi, et ma sobin täpselt väga hästi just sinna ja ma läksin, siis oli veel infotöötaja, nüüd see on seansi korraldaja, ehk siis inimene, kes hakkab sissejuhatusi tegema ja igast asju nagu reaalselt kinos korraldama, jooksma ringi raadiosaatjaga tundus väga põnev ja see nii oligi. Ja esimesel aastal ma sain nii palju tuttavaid sõpru, mingid kogemusi, ma ei ole kunagi varem raadiosaatit kasutanud, ma ei ole kunagi sissejuhatusi kinodes teinud. Ma nägin nii palju filmistaare ja ma mõtlesin, et vau, see on midagi, mida ma ei ole kunagi varem elus kogenud. Ja niimoodi ma ükskord siis 2017 ütlesin, vau, PÖFF on elu ja ilmselt see lause, mida ma ütlesin, mõjutas seda, et ma nüüd olengi PÖFFil. Peale seda, kui ma olin 3 aastat vabatahtlik, ma sain hooajaliseks töötajaks, ehk siis ma töötasin ainult festivali ajal ja kuna mu armastus festivali vastu ja selle meeskonna vastu kasvas nii suureks, et mul oli võimalus, nüüd ma olen aastaringne töötaja ja tegelen festivaliga kogu aeg. Ja see on lihtsalt, lisaks sellele on ka naljakas, et iga kord, kui ma mõtlesin, et ma teen midagi, mul tekkis mingi mõte PÖFFi ajal, et tavai, järgmine aasta ma lähen õppima filmi. Ja nii juhtuski, et minu jaoks PÖFF kuidagi muutus hästi selliseks, see on elumuutev kogemus, aga ma tahtsin öelda, et võib-olla nagu hüppelauaks. Võib-olla isegi, et prohvetlikuks, et ma ütlesin, et ma teen seda ja siis nii juhtuski. Ja seetõttu tundub see nagu väga-väga lahe. Ehk siis ongi nii, et ma läksin filme vaatama, mõtlesin, et lihtsalt chillin ja olen vabatahtlik, aga lõpuks siin ma olen ja räägin teistele ka PÖFFist. Ja. Mida ma natuke räägiks võib-olla PÖFFi taustast ka, lisaks sellele, et kuidas mina sinna sattusin. Et PÖFF on tegelikult väga suur filmifestival, et kui te olete kuulnud midagi näiteks Cannes'i filmifestivalist või Berliinist, Torontost, siis kõik need suured glammid, punased vaibad, Ryan Gosling, Emma Stone ja need kõik jäävad seal festivalist. PÖFF on tegelikult sama asi, ta on lihtsalt 2-3 korda noorem. Ehk et kui Cannes on juba üle 50 aasta vana, siis PÖFF saab järgmine aasta alles 30, mis tähendab seda, et ta lihtsalt ei ole kasvanud nii suureks, pluss Eesti on ikkagi üsna väike ja nunnu, et siin päris võib-olla glammiks punaseks vaibaks ei lähe, kuigi me väga üritame. Ehk siis see on A-klassi filmifestival, selliseid maailmas on ainult 14 tükki. Me näitame üle 250 mängufilmi ja veel lisaks sellele on ka 300 lühifilmi ja see festival kestab 2,5 nädalat. See tähendab, et põhimõtteliselt 2,5 nädala jooksul sa saad vaadata nii palju filme, kui sa jaksad. Kas sa oled lihtsalt vaataja, vabatahtlik või meeskonnaliige, lihtsalt mine kinno ja nauti seda. Ja lisaks sellele, et meil on lihtsalt tavalised külastajad, meil tuleb ülipalju väliskülalisi. Näiteks, kui te olete kuulnud ja jälginud see aasta, meil käis James McAvoy
ja Simon Pegg, kui need nimed midagi teile ütlevad. Aga tegelikult meie mastaabis on need üle pika aja sellised väga suured staarid, kellega mul oli au kohtuda, isegi kätt suruda. Nii et ma ütleks, see on ka üks põhjus, et miks PÖFF teeb elu nii eriliseks, et sul tavaelus sa lihtsalt ei puutu kokku Simon Peggiga või James McAvoy'ga, aga seal puutud. Ja nagu te näete, siis PÖFFil on üle 400 vabatahtlikku, ma ütleks, et pigem 450, see on tohutu number ja see on oluline selle poolest, et ilma vabatahtliketa meil ei oleks absoluutselt võimalik seda festivali teha. Ehk siis igaüks, kes tuleb meile appi, ta on osa sellest ja see ei ole lihtsalt ka nii, et ütleme, et tasuta tööjõud, nagu väga paljud arvavad, et ma lähen vabatahtlikuks, aga samas, mis ma saan selle eest. Teie saate väga palju kogemust ja samas ka festival on nii tänulik, sest et ilma vabatahtliketa, seda ei oleks lihtsalt võimalik teha. Sellise mastaabil, nagu ta on 2,5 nädalat. Ja meil on festival nii Tallinnas kui ka Tartus, ehk siis meil on vabatahtlikke nii Tallinnas kui ka Tartus. Tartus on muidugi, nagu te näete, need numbrid palju väiksemad, kuna ka festival Tartus on palju väiksemas mastaabis ja toimub küll 3 kinos, aga neid saale on siis ka palju vähem. Ja mis on eriti tore, on see, et nagu näha, siis üle poole vabatahtlikke, kes on kunagi käinud, tulevad tagasi, sellepärast, ilmselt Tuuli räägib rohkem, aga selle tõttu, et see on lihtsalt nii tore, võib-olla nii laialt öelda, et nii tore, aga need kogemused ja need sõprused, mida te saate seal festivalil, on midagi, mis mõnes mõttes sa isegi arvad, et 2,5 nädalat, mul ei ole seda aega novembris, siis ma ei tule, aga ikkagi mõtled, aga ma ei saa ju, me ju pidime seal Mariga kohtuma järgmine aasta ka, et kuidas me siis piletid kontrollime, me peame koos seda tegema. Et see on väga nagu teistmoodi elu. Ja meie vabatahtlikud on nii noored kui ka vanad, et meil on olemas, tavaliselt me võtame inimesi alates 16-aastased, aga kui te olete väga sellised pädevad ja väga tahate ka varem tulla, ilmselt me vaatame, et äkki te sooviksite ka varem tulla ja te sobite. Osad erialad meil muidugi on siis sellised, näiteks piletimüüjad on need, mida saab teha alles, kui sa oled 18, aga muidu meil on siis nagu vabatahtlike alates 16-aastasest kui ka 75 või midagi taolist, isegi võib-olla rohkem, ehk siis oled sa uus hunt või kogenud hunt, vahet ei ole, sa võid saada alati oodatud festivalile. Ja mida kõike on võimalik PÖFFil teha, nagu ma ütlesin, mina näiteks alustasin infotöötajana, mis nüüd natukene muutus seansi korralduseks, aga ma arvan, et PÖFF on selle poolest ülilahe, et sa saad valida endale ükskõik, mis ala vastavalt sinu karakterile. Kui sa tead, et sa ei taha inimestega suhelda, seda on võimalik saavutada. Sa võid minna näiteks turundussele appi ja siis te teete lihtsalt sotsiaalmeediad. Või kui sa tead, et sa oled just nii hea suhtleja, sa tahad täiega avalikku esinemist teha, siis sa lähed seansi korraldajaks. Kui sa tead, et sa tahad väga väliskülalistega tutvuda, sulle väga meeldivad filmitegijad, siis sa võid minna külaliste saatjaks. Ja põhimõtteliselt neid profiile on nii palju, et eestikeelseid positsioone on 18 tükki, ingliskeelseid on natuke vähem. Aga kõiki oma oskusi on võimalik rakendada või siis on võimalik ennast proovile panna. Ehk et vastupidi, näiteks väga paljud vabatahtlikud tulevad seansi korraldajaks, saavad aru, et võib-olla avalik esinemine pole siiski minu oma, aga ma proovisin, väga hea, siis ma saan edasi minna ja mul on olemas see kogemus nüüd ja ma saan sellega kenasti ellu jääda edasi. Ja need võimalused mis lihtsalt tulevad festivali. Lisaks sellele, et sa saad endale pusa, sa saad lõpmatult filme vaadata, kui sul on aega ja sa saad endale näiteks paberi, et sa oled teinud oma vabatahtliku töö ära, siis ikkagi need kogemused, mida on võimalik saavutada festivalil või tegelikult võib olla ka ükskõik mis teisel üritusel, nagu suurüritusel, nagu muusikafestival, Jazzcar, Tallinn Music Week ja nii edasi. Tavaliselt seda tööd mujal maailmas teevad inimesed, kes on juba kogenud, nad saavad selle eest palka ja minu arust on ülihea võimalus lihtsalt vabatahtlikuna tulla ja õppida selliseid asju, mida sa mujal võib-olla ei suudaks õppida, sest et keegi lihtsalt ei laseks. Aga siin me võtame hea meelega, õpetame ja õpetame kogu aeg, ehk siis te olete toetavas keskkonnas, õpite midagi uut ja võib-olla saate isegi enda kohta aru, et see on nüüd nagu näiteks film, hakkate vaatama hästi palju filme ja saate aru, et see on nii elumuutev kogemus, et te lähetegi näiteks filmi õppima. Wow. Ja. Ma nüüd rääkisin nii palju, Tuuli, saad täiendada.
ja sa rääkisid hästi palju sellest, kuidas PÖFF pakub nii palju erinevaid võimalusi ja ma ütleks, et mina olen täitsa omal nahal seda kogenud, et kui palju erinevaid asju ma PÖFFil olen saanud teha. Võib-olla natuke taustaks, et kuidas mina üldse PÖFFile sattusin. Mul oli üsna selline võib-olla harilik lugu, samamoodi nagu Sofia, et nagu tead küll, et PÖFF toimub ja teil ka siin enamus teab, on ju, et PÖFF on olemas ja võib-olla olete isegi festivalil mõnda filmi näinud. Aga noh, ei ole ise sattunud, on ju. Ja siis mulle klassiõde käis PÖFFil ja rääkis, oi kui äge, tead, nagu nii lahe ja nagu täiesti lõpp. Ja ma mõtlesin, nagu raamus, oleks ka pidanud minema. Ja siis järgmine aasta panin ennast kirja ja läksin. Ja noh, alguses mõtlesin küll, et okei, mingisugused pikad koolitused on ja räägitakse meile palju infot ja kas ma tõesti pean kõik selle meelde jätma ja teadma peaaegu 30 aastat festivali ajalugu, kuidas siin on kõike tehtud. Võtab silme eest kohe päris kirjuks. Tuleb välja, et tegelikult asi oli väga chill, toetust on PÖFFil igal pool väga palju, et sellist asja, et keegi su kunagi üksi jätab ja sa pead ise välja mõtlema, kuidas sa selle filmi nüüd tööle saad ja subtiitrid sinna ilmutad ja külalised kohale võlud ja et seda nagu kunagi ei ole, et selles mõttes on PÖFF nagu tõesti parim paik kasvamiseks ja arenemiseks, et noh, toetus on tõesti igalt poolt olemas, et selle üle on mul tohutult hea meel. Ja kunagi ei ole sellist tunnet, et appi, mis ma nüüd teen, et kohe tead, kellele helistada ja kellelt nõu küsida ja koolitused on ka sellised, tegelikult enamasti sa saad väga hästi hakkama sellega, mis need tööülesanded siis on. Aga võib-olla miks mulle PÖFF nii väga meeldib, et noh, Sofia muidugi väga hästi juba rääkis enamus nende põhipunktid ära, aga tõesti see sõprade punkt ja see uute tutvuste punkt, no mine metsa, kui lahe. Tõesti, see 2,5 nädalat või piletimüügis, nagu ma see aasta olin, lausa peaaegu 3,5 nädalat, ehk siis põhimõtteliselt terve kuu aega, terve novembri oled PÖFFiga seotud. Iga päev näed nii palju uusi inimesi, on need siis vabatahtlikud, kes õpivad filmi või käivad koolis või teevad üldse mingit teist tööd, saad võib-olla üldse uue karjääri kohta teada, on need filmikülalised, on need lihtsalt kinokülalised, keegi tuleb sult küsima mingisuguse täiesti X asja kohta ja siis sa ei tea nagu, mis sellega täpselt toimub, aga no ikka suhtled inimesega ja küsid ja no kes teab, mis sa niimoodi teada saad. Ja mul on siiamaani nagu just täna ka kohtusin jälle ühe tüdrukuga, kellega ma eelmine aasta PÖFFil tuttavaks sain ja noh, et see on nagu äge ja siis teinekord näed linna peal, jalutab selle vastu keegi ja siis vaatad, siin ma mäletan, PÖFFilt nägime või näed, et kellelgi on hundipusa seljas ja tead, minu inimene on ju. Et see on nii suur osa PÖFFist ja ongi, kuna PÖFFil on nii palju vabatahtlikke, no üle 400 on ju ja noh, peaaegu 30 aastat juba on ju, siis no see kogukond tõesti, mis PÖFFiga kaasa tuleb, see on tõesti uskumatu. Ehk siis see on kindlasti üks väga oluline osa minu jaoks. Teiseks, nagu Sofia rääkis, on ju, sina läksid karjääri õppima, on ju. Mina päris nii kaugele veel ei ole jõudnud, et ülikooli filmi läheks õppima. Aga no tõesti see, et kõik on ju käinud kinos, on ju, ja näed küll, et seal on see popcorniputt ka ja lähed treppist üles ja saali ja mis seal siis rohkem on ju. Aga PÖFFil, siis kuna need kinod, kes meiega koostööd teevad, on nii armsad ja inimesed on toredad ja kui need ilusti küsida ja siuke nagu tagasihoidlik ja rõõmus olla, siis tead, lastakse päris põnevatesse ruumidesse sisse. Ja siis eelmine aasta, kui ma ka seansi korraldaja olin, kust ma alustasin, siis ma sain piiluda sinna projektsiooniruum, ehk siis sinna kõige taha, sinna, kus sa muidu näed, et sealt tuleb see film, on ju, aga tegelikult seal ekraani taga on inimene ja see inimene näeb sealt nagu kogu saali ja seal on igast huvitavaid nuppe, seal on mingid suured vanad filmirullid ja nagu ja mingid masinad mühisevad ja mingid suured, tegelikult need on veits ohtlikud ka, sellised laserkaamerad, et kui sa nagu liiga lähedale lähed, siis võid pimedaks jääda, aga sellepärast tasubki nagu omada sõpru, kes nagu teavad, kui lähedale sa minna võid. Ehk siis nagu, elu sees nagu niisama ei satuks sellisesse kohta ja no nii lahe tõesti, et sellised nagu mulle hullult meeldib see telgitaguste ja see teise poole nägemine, et ongi, et kuidas see festivalikorraldus käib, kuidas kinokorraldus käib, kuidas nagu mis see telgitagune on, see on nii lahe ja üks asi veel jällegi, et kuna saad hästi palju erinevaid rolle proovida, et üks asi on see, et võid eri aastatel proovida erinevaid rolle, aga minule näiteks see aasta pakuti võimalust ka, et kuule Tuuli, et kas sa nagu ülehomme tahaksid tulla ühele filmile sellist küsimuste ja vastuste vooru tegema? Ja nagu, okei, ma olen natuke sellisem pigem ekstravertne inimene ka, et minu jaoks ei tundunud nagu oppi jõudusõne nagu, aga natuke ikka see, et mina küsima küsimusi, see on filmi maailma esilinastus ja siis režissöör ja filmitiim on kohal ja siis mina peaksin neilt mingid
asjalikke küsimusi küsima või et tundub natuke hirmus, aga no samas tegelikult on nagu äge ka, et muidu ei saa sellist asja või no ei saa sellist kogemust, et no tuleb sulle mingisugune inimene, kes on 5 aastat selle filmi kallal töötanud, tema maailma esilinastus võib-olla pisarates tuleb ja siis sa nüüd viid läbi intervjuud ja endal mul on 0 kogemust, ma ei ole ju õppinud, kuidas teha mingit intervjuud või mingit avaliku suhtlemise koolitust või haridust omandanud. Et noh, jällegi, PÖFFil saab ja läks väga hästi ja see pilt on ka kusjuures sealt, ma olen natuke mõtliku näoga, aga läks väga vahvalt. Ja siis ongi see väliskülaliste ja filmikülalistega suhtlemine ja nende, no sa näed seda inimest nagu ta on füüsiliselt sinu ees, kes on tulnud kohale kuskilt Brasiiliast või kuskilt Aasiast ja sa näed, kuidas ta silmad säravad ja sa näed, kuidas ta vaatab seda filmi, millega ta on viimased paar aastat hullult tööd teinud ja kuidas ta räägib sellest ja no see on lihtsalt nii lahe, et nagu see, sa ei näe seda, kui sa tavalist filmi käid kinos vaatama, sul ei ole need filmitegijad kohal ja sa ei saa neid nagu otse küsimusi küsida. Et see on minu jaoks nagu nii suur väärtus PÖFFil, et ma saan selle inimliku kontakti ka nende filmitegijate ja näitlejatega ja võib-olla mingit infokilde, mida ma muidu ei saaks või mis et filmist nagu võib-olla segaseks, et miks see on nii tehtud või no miks see inimene seal ära suri või kust see plärts tuli või et aga siis ma saan nendele küsimustele kohe vastused. Et see on minu jaoks väga suur osa sellest ja no lisaks sellele, et sa näed, kui õnnelikud need filmitegijad ja filmikülalised on, siis sa saad ka saalis ringi vaadata ja näed, kui õnnelikud on need filmikülalised ja sa tead, et kui poleks mind, siis seda seanssi ei oleks toimunud, siis see helitehnika ilmselt ei toimiks, siis need külalised ei oleks siin kohal, siis nad ei teaks, mida nad vaatavad, kus nad vaatavad, kuidas nad vaatavad, nad ilmselt ei saaks sisse, seda tehnikat ei oleks ja nagu Sofia ütles, et kui poleks vabatahtlikke, poleks PÖFFi ja see on nii tõsi ja ma tunnen enda väärtust vabatahtlikuna, kui ma PÖFFil olen, sest et no tõesti ja ma ei teagi, ma läksin nüüd nii hooga, aga see tõesti on see, mis PÖFF minu jaoks on. Ja no lisaks sellele, et see on see inimlik suhtlus ja inimeste emotsioonide ja kõige selle nägemine, siis PÖFF ise ka ju, see PÖFFi sisu on ka üliäge. PÖFF on ju filmifestival ja mis, kui te teete filmi, on ikka mingi välk, pauk, fantaasia, keegi lendab, keegi sureb, keegi nagu nutab, keegi naerab. Ja 2,5 nädalat elada. November muidu on selline hall ja veits vaikne ja masendav. Tõstke käed, kelle lemmikuu on november. Pigem vähemus on ju. Aga tead, ma ütlen, et kui PÖFFile tulete, siis teie lemmikuuks saab ka november, sest et nagu see emotsioonide tulv, kui nagu lähed peale kooli, oled veits väsinud, mõtled, pidin ma siia PÖFFile nüüd jälle ronima, et nagu jälle pead mingi vabatahtlikku tööd tegema ja keegi ei maksa midagi, on ju. Astud kino oksest sisse ja tunnen, teine maailm avaneb nagu päriselt ja kui ma õhtul kell 11 sõidan läbi lumetuisu, läbi pori, läbi pimedas kodu poole tagasi, siis ma olen nii õnnelik. Ei ole võimalik, ma lihtsalt tunnen sellist tänutunnet, sellist et vau, mis päev mul nüüd olnud on, et ma nägin filme üle kogu maailma, ma nägin neid inimesi, kes nende filmide taga on, ma sain neid küsimusi küsida, ma sain rääkida teiste vabatahtlikega sellest kogemusest ja see filmi sisu, ega see ju ka lihtsalt ei ole mingisugune tavaline rom-com või selline nagu tavalise voolu film, aga ongi, et keegi rajab Gruusias mingit mustikafarmi või muidu ma ei vaataks võib-olla sellist filmi, aga siis vaatad ja paneb küll mõtlema, et nagu ma ei ole kunagi mõelnud sellele, et kuidas see võiks olla või kui raske on põllumeestel. Või siis, et keegi sukeldub kuhugi, teeb mingit koopa sukeldumisi ja sukeldub kuhugi 300 meetri sügavusele nagu. Mida asja, et inimesed elavad sellist elu, on ju. Või siis ongi mingi must huumor ja sa näed, kuidas keegi on surmale nagu täiesti teise külje alt lähenenud nagu režissöörid ja filmimaagia ja neid lugusid ägedatest filmidest peale mida ma mõtlen, et vau, mis asja ma just nägin. Neid on ikka päris palju PÖFFilt, et kuigi aega on vähe ja kuigi alati tahaks rohkem filme näha ja isegi rohkem tööd teha, sest et see PÖFFi vabatahtlik töö, see ei ole üldse töö, see on puhas rõõm ja lõbu. Et kuigi aega on vähe, siis mõned filmid ikka juba vaadatud ja need on tõesti mega lahe. Programmitiim on head tööd teinud ja kõva programmi kokku pannud. Mina olen ka väga nõus, et just tänu PÖFFile ma sain üldse aru, et kui
teistsugune on maailm väljaspool Eestit, et see on nagu Tiina see aasta väga palju ütles, meie festivali direktor, et see on nagu kõige odavam viis käia teises riigis ja vaadata, kuidas inimesed seal elavad, et kui ma sain teada, et kuidas inimesed elavad Sri Lankal või ma saan teada riikidest, mida ma ei ole isegi varem kuulnud, sest et ma ei ole võib-olla geograafiaga nii tuttav, siis sa lihtsalt saad aru, et inimestel näiteks ei ole aknaid kodus mingil põhjusel, aga nad elavad nii ja see on lihtsalt selline kogemus, mida sa saadki 2,5 nädala jooksul ülipalju teada teiste riikide kohta, teiste kultuuride kohta, et see on nii avardav lihtsalt igast küljest. Ja samamoodi näiteks kõik ütlevad, et november on nõme kuu ja kõige pimedam. Mina ei saanud sellest aru lihtsalt sellepärast, et viimased 9 aastat ma olen kinos olnud. Ma nagu reaalselt ei ole ühtegi novembrit viimase 9 aasta jooksul olnud väljas. Ma isegi ei tea, mis see endast kujutab, nii et ma lihtsalt tunnen teile kaasa, kui see on tõesti nii halb. Aga ma saan aru, et meil vaikselt hakkab, see story time oli nüüd ära. Minu story, mis ma vahepeal nagu ei maininud ka, et oligi, et kui ma läksin PÖFFil alguses vabatahtlikuks, siis ma sain aru, et film on nii lahe, ma lähen filmi õppima. Järgmisel aastal ma läksin filmi õppima, aga ma läksin ikka vabatahtlikus. Mõtlesin, nii lahe oleks, kui järgmine aasta oleks minu film PÖFFil ja nii oligi. Ja siis järgmine aasta ma mõtlesin, ma tahan, et minu film võidaks PÖFFi ja siis minu lühifilm võitis PÖFFi rahvuslikku programmi. Ja siis sa lihtsalt saad aru, et see on nii maagiline koht, et saad unistada ja järgmine hetk su unistused lähevad täide. Oi. Nii et põhimõtteliselt ongi nii, et võtke lihtsalt seda nii vabalt, et see on nii tore, see on lihtsalt, teil ei ole vaja palju panustada, 30, 25 kuni 40 tundi on selline kõige parem, aga uskuge mind, te hakkate tahtma rohkem, see on nagu väike narkootikum. Põhimõtteliselt ülipalju kogemusi, mida te mujal ei saa, te ei pea selleks palju tegema, lihtsalt nautige filme ja üks asi, mida ma ei ole kirja pannud, on tõesti see hundikari või see nagu kogukond, mis tekib teie ümber, on lõpuks elu lõpuni teie sõbrad. Ehk siis mina tean alati, et kui mul on vaja kellegi abi, siis näiteks ka täna meil messil ma tean, et ma lihtsalt pöördun kas vabatahtlike või minu sõprade poole ja nad tulevad appi, sest et lihtsalt me oleme kõik nagu sama mindsetiga inimesed. Me teeme seda asja koos ja meil on alati, sa alati leiad kedagi, kellega koos minna hiljem kohvile, filmi vaatama või mida iganes. Nii et olge ettevaatlikud, et see võib täita teie unistusi ja teha teid õnnelikuks. Nii et ärge kunagi kaotage hunti enda sees. Väga hästi öeldud, Sofia. Aitäh, Sofia ja Tuuli. Teeme neile suure aplausi. Üks kord veel. Mul on teile kingikotid ka. Aitäh sulle. Ilmselt tänase päeva senini kõige energiarohkem ettekanne, mis oli vägev. Tõeline stand-up vahepeal ka. Teeme suure aplausi neiudele üks kord veel. Näeme festivalil järgmine aasta november. Juubel. Ja juubelifestival 6 kuni 22 november järgmine aasta.